Tere tulemast kestliku maakasutuse tippkeskuse kõige esimesele kohvihommikule. Loodetavasti on teil kohvitassid juba olemas, kahjuks me neid teile pakkuda ei Tšau, saa. helistasid. Ja lahkesti palun, et ka pange oma mikrofonid kinni. Ja paari sõnaga võib-olla meie tippkeskusest. Ehk siis kestliku maakasutuse tippkeskus, teisisõnu Futurescapes, on 7-aastane projekt, mida rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning lisaks Eesti Teadusagentuur. Esimene aasta on nendest 7 aastast nüüd juba lõppenud ja millega meie projekt tegeleb, ongi see, et me modelleerime elurikkuse ja süsiniku vahelisi seoseid ja üritame siis kogu Eesti kaardistada, et me saaksime oma tulemuste põhjal teha paremaid maakasutuse otsuseid. Ja täna on teie ees teadur ja professor juureökoloogia töörühmast, kes on siis üks meie projekti partner ja räägivad teile ökosüsteemide maa-alusest poolest. Nii et annan sõna üle Ivikale ja Marilile, kes siis umbes poole tunni jooksul teevad meile väikse sissevaate. Nii et palun. Aitäh! Tere hommikust meie poolt ka. Ma jagan nüüd ekraani ja kuvapilt on täiesti kohane. Näete, kuidas maapealne osa peegeldub maa alla. Ja kohe ma alustan ka ettekandega. Kes see tehnika teeb minuga koostööd. Kas nüüd on näha hästi? Ja. Tere tulemast kõigile ja mul on küll suur rõõm ja au on meil lisaks alustada. Nii, panin kinni. Jah, kohvihommikute seeriat ja tegelikult on eriti tore, et me alustame seda juurte juurest, sest ilma juurteta ei saa me üheski organismirühmas. Tegelikult on meil suhteliselt võimatu ülesanne, sest et viimase 30 aasta jooksul on ökosüsteemide maa-aluste uuringute maht meeletult tõusnud, sealhulgas ka teadmisi lisandub iga päev, nii et ei jõua jälgida, aga me teeme väike. Ivika, sinu mikker läks välja. Vajutsin valesse kohta ilmselt. Nüüd tuli tagasi, eks? Kuulete mind, jah? Ma alustan tegelikult niisuguse huvitava sissevaatega selles mõttes, et hea kolleeg Helja-Siska Helmisaari pidi eelmise aasta lõpus vastama laste küsimustele Helsingi Sanomates. Ja selle tulemusena arvutas ta välja, et maailmas on tõenäoliselt kõikides ökosüsteemides kokku umbes 511 miljardit kilomeetrit juuri. Selline hinnang on omal maal suhteliselt hoomamatu, aga näitab, kuivõrd olulisest asjast me räägime. Oluliselt paremini on mõistetav või tunnetatav, kui nüüd kujutate ennast metsas 1 ruutmeetri peal seisma ja mõtlete, et teie jalgade all on umbes 20 meetrit jämedaid juuri, mis on siis kõik juured paksusega üle 2 millimeetri ja 20 kilomeetrit peenjuuri, mis on siis kõik juured, mis jäävad alla 2 millimeetrise läbimõõduga. Seejuures selle 1 ruutmeetri all on keskmiselt 1–3 miljonit juuretippu ja mis on siis miljon kilomeetrit seenehüüfe. Need seenehüüfid on siin natukene suurendatud juurepildiga näha, osa nendest on koondunud risomorfideks.
aga neid on väga peenikesed ja neid on palju ja palju. Ja kõik te olete tõenäoliselt kuulnud, et 1 gramm mulda on kulda väärt, sest et sisaldab tohutut mitmekesisust ja miljardeid organisme ja elukaid. Nendest väga vähesed on laboris kultiveeritavad, mistõttu me teame nendest väga vähe ja hiljem te Marili videost näete ka väga hästi, miks me nendest väga vähe teame, sest et me tegelikult ei näe neid niisuguses dünaamilises vaates. Nüüd ma jõuan. Jookseb mul käest ära. Kuskil, kui me mõtleme niisuguse massi osa mõttes, siis muidugi see varieeruvus on meeletult lai. Kui me üle bioomide mõtleme, kui palju maa all on biomassi, sest maa peal me oskame seda ette kujutada, kõik te olete heina niitnud, vilja võtnud ja metsa raie puhul me näeme ka seda maapealset biomassi. Aga maa all võib olla sama palju või isegi rohkem. Ja kuna Eestis, ütleme, rohumaadel see on uurimata, kui palju ja kui sügavalt juuri võib leida, siis panin just rohumaade pildi siia, et mõnede liikide juured võivad ulatuda mitme meetri sügavusele mineraalmuldadel ja kogu mass võib ulatuda 70%-ni, mida me ei näe. Boreaalsetes metsades on kuskil 20%, see 45% on niisugune maksimumi lähedane. Ja tegelikult maa-aluse massi jaotuse kogu varieeruvuse kirjeldab päris hästi taimkatte tüüp. No ilmselge, et metsas on juuri maal massi mõttes rohkem kui siis rohumaadel. Siin all on üks globaalne kaart, mis on suhteliselt värskest artiklist, see on küll ennustatud ja te näete, et tegelikult need troopilised metsad siit eristuvad, mis tegelikult näitavad juurte või osutavad juurte ühele funktsioonile, ehk et neid suuri puid seal troopikas hoiab üle või püsti ikkagi ka massiivne juurestik ja maalane ja maapealne biomass on suhteliselt heas positiivses seoses. Kui ma juba sügavuseni jõudsin, siis tegelikult kõige rohkem andmeid on meil funktsionaalselt kõige aktiivsemate juurte kohta ja need kasvavad enamasti mulla pindmises kihis. Ja ütleme, väga sage on, et andmestik ulatub ainult 30 sentimeetri sügavusele, mis siin põhja pool boreaalsetes ja hemiboreaalsetes metsades või vööndites ei olegi väga suur probleem, sest me saame kätte kuskil 60–90% pentest juurtest sellega, aga troopikas see kahaneb siis juba vähem kui pooleni. Seetõttu ütleme, viimase 5 aasta jooksul on tähelepanu koondunud sügavatele juurtele, sest just need võiksid olla orgaanilise süsiniku rada sügavale mulda, kus see süsinik tegelikult päris hästi salvestub. Eestis on Biosoili projekti raames kunagi 15 aastat tagasi väga kenasti kirjeldatud käsikirjalises andmestikus olemas ka juurestatuse andmeid, mida Keskkonnaagentuur lahkesti jagas. Te näete siin pilti, mille on mulla profiili, mida on kirjeldanud End Lasi ja siin viimase lausena on kirjas, et juurestatus ulatub kuni kaeve põhjani ja tõenäoliselt ka edasi ja kaeve on siin 105 sentimeetrit. Nii et ühes männimetsas on mulla profiili juurestatuse sügavust hinnatud. Nüüd, kui me jõuame juurte ja mulla orgaanilise süsiniku varu
on väga tugevas omavahelises seoses. Ja see joonis on õpikujoonis juba aastast 2011, ma arvan, see on juba mitmes trükk. Tegelikult see teadmine on olemas olnud väga kaua, mistõttu juurestatuse ja mullasüsiniku vaheline, orgaanilise süsiniku vaheline seos ja selle analüüs on kõikvõimalike maakasutusmuutuste, kliimamuutuste kontekstis erakordselt oluline. Seejuures see suurem osakaal pindmises kihis on ka kiiremas käibes. Tema püsimine mullas on alla 5 aasta keskmiselt ühe süsiniku atomi eluiga ja tegelikult ta võib seal olla kauem, võib-olla vähem, näiteks kõige peened juured osad elavad mõnest nädalast mõne aastani, samas võib-olla mõned lestade rühmad käibivad või käibimine on halb sõna elusolendite kohta, aga nende eluring on väga kiire ja selle käigus vabaneb kogu aeg süsiniku siis hingamise läbi atmosfääri või nende surnud massi lagundamise kaudu. Mida sügavamale me lähme, seda suuremaks muutub nende varude osakaal, mis jäävad mullaprofiili kauemaks ja kuni tuhandete aastateni. Ja enamasti on see mikroobne, sest mikroobsed rakud jäävad vangistatuna mineraalide vahele väga pikaks ajaks, eriti sügavamas osas, sest et ka lagundajad ei pääse ligi, hapnik ei pääse ligi ja nii on see orgaaniline süsinik seal väga hästi kaitstud. Aga see süsinik tuleb ülemistest kihtidest. Seega mulla orgaanilise süsiniku varu on seotud juurestatusega ja seoses juurestike eripäraga või ütleme niisuguse liigi spetsiifilisusega on arvatud, et segapuistudes võiks juurkonkurents erinevates mullakihtides olla väiksem ja sest juured kasvavad osadel pindmisemalt, osadel sügavamates kihtides ja seetõttu ka orgaanilise süsiniku varu võiks olla suurem. Ilmselgelt juurte sügavuskasvu mõjutab maakasutus, kui me mõtleme kas või meie põllumaade pindala suurenemisele, siis põllumaade juurestatus on oluliselt pindmisem kui metsamaade juurestatus. Loomulikult kliimamuutused, sest mulla soojenemisel jõuab hapnik või jõuab, ütleme, elutegevus ka sügavamale ja pindmised mullakihid on ilmselgelt haavatavamad ka metsade majandamisele. Küll aga juurestatuse sügavus on ökosüsteemi selline tunnus, mis määrab mulla arengu, süsiniku ja veeringluse mahu ja ulatuse. Aga näitena juurestatuse või ütleme sügavusjaotuse olulisusest ka maakasutusmuutuse kontekstis on ameeriklaste uuring, mille käigus nad leidsid, et vanades metsades on juurdumissügavus keskmiselt 2 korda suurem ja taasmetsastamisel võtab samaväärse juurdumissügavuse saavutamine oluliselt rohkem aega. Ja see on siis sellel joonisel näha nii, et need oranžid täpid väljendavad põllumaade juurte sügavust, kollased taastatud või taasmetsastatud põllu juurestatuse sügavust ja võrrelduna siis roheliste ehk vanade metsade juurdumissügavusega. Seega majandamise puhul me tegelikult peame arvestama orgaanilise süsiniku kaoga mullast. Nüüd ma tuleksin hea meelega juurtega seotud toiduvõrgustike juurde, mille kohta teadmisi lisandub iga päevaga, iga minutiga tõenäoliselt publitseeritakse kuskil mõni artikkel.
Ja kui keegi tahab avastada uusi organisme, siis muld on see koht, kus võiks seda teha ja ennast ajalukku kirjutada. See joonis meeldib mulle väga-väga, sest et ta tegelikult näitab praegust, ütleme, või võtab kokku ka praeguse uuringute või uuringute sihtide taseme. Ehk et meil on siin näha elusjuur. Oleme pointeri. Siin peavad. Siin siis jookseb. Ei ole, näe siia. Kas te näete minu seda hiirt? Siis ühesõnaga, et siin on meil nagu elusjuur ja surnud juur ja tegelikult elusa juure rakkude vahel elavad seened ja bakterid, aga ka pinnal, kus on eriti magus elukeskkond, sest juured eritavad suhkruid, orgaanilisi happeid, igasugust toitu. Seetõttu on see väga mitmekesine seltskond, kes elab juure pinnal, aga ka lähiümbruses, see on see sinine, mida kutsutakse risosfääriks ja mis jääb kuskil kuni 2-3 millimeetrini juure pinnast, mis siis omakorda laieneb veel hüfosfäärina ehk et need hüüfid või need sümbiootsed seened, kes on kooselus juurega, ulatuvad sentimeetrite kaugusele juurest ja suurendavad või laiendavad juurte mõjusfääri. Nüüd on siin iga rühma jaoks toodud ka nende roll ja nende väidete taga on nüüd juba hulk töid ja need ulatuvad siis tegelikult nii mulla osakeste kinnihoidmisest või füüsikalistest biopoorid, mida teevad nii mullaloomad, kus on siis juurtel hea kasvada, vesi liigub sealt, õhk liigub mööda neid mullakanaleid ja seeläbi ergutab siis ka kõikvõimalike mikroobikoosluste ja väikeste selgrootute elutegevust. Siin on näha, kuidas seenehüüfid kleebivad enda külge mulla mineraalosakesi ja niimoodi tekivad tegelikult mullaagregaadid. Sama juhtub juure pinnal, sest ka bakterite biokile on kleepias ja seetõttu sellised kokku kleepunud agregaadid on eriti omased just sellistele mitmekesistele ja nii-öelda tervele mullale. Edasi, kui juur sureb, siis tema väärtus ei kahane selles mõttes, et neid juurekanaleid kasutavad uued juured kasvamiseks, seal mulla elustik liikumiseks ja samamoodi tegelikult osa sellest süsinikust, mis salvestatakse väga pikaajalistesse ja püsivatesse varudesse. Nii et tegelikult on siis väga selge, et kuidas juured on peamine tee, kuidas orgaanika ja orgaaniline süsinik ennekõike mulda jõuab, seal püsib, aga juured tegelikult oma elutegevusega needsamad suhkrud ja mikroobse koosluse elutegevuse soodustamine või aktiviseerimine tegelikult soodustab ka lagunemisprotsesse ehk mullast süsiniku vabanemist. Selleni ma kohe jõuan, ma ennem näitan mõned toredad pildid meie sellesuvisest skänneri projektist, millest Mari räägib. Pildil A te näete, tõenäoliselt on see kollane seenelik Piloderma, kes on loonud ektomükoriisse sümbioosi kuuse juurtega ja laiendab, te näete, kuidas ta laiendab tegelikult toitainete ja vee liikumisruumi hüfosfääris siis ümber juure. Siis on meil siin üks
mingisuguse eluka tee, mida mööda pärast pikka kuivaperioodi suure vihma märgid on näha, kuidas vesi valgub mullas mööda neid käike allapoole. Juuretippude ümber pildilt C on näha üks juure tipu otsas on tihtipeale niisugune väga suhkrune ja magus limajas eritiste kogus ja nende üks lest on siia tõenäoliselt maiustama tulnud. Pildilt D on näha seenehüüfide vahel üks nematood ja pildil E tunnete ära vihmaussi. Nii et tegelikult üks vahva ülevaade või see on nagu tasuta film metsast. Ma natukene, see on nüüd natuke keeruline slaid hommikukohvi juurde, aga võib-olla teile jääb meelde lihtsalt see niisugune kontseptsioon, kus üritatakse väljendada, et taimede juured on, neid võib käsitleda kui kahe teraga mõõka. Põhimõtteliselt nad viivad süsinikku mulda, siin see vasakul joonis on see pruun kuubik võiks olla mulla orgaaniline aine ehk soil organic carbon siin inglise keeles, mille me oleme jaganud siis nii-öelda vabalt või füüsikaliselt seotud või ehk kergesti lagundatav osa ja raskesti lagundatav osa, mis siis on suhteliselt püsiv. Ja need kaks hammasratast on siis nagu mikrobioloogiline tsükkel ja püsivas mulla maatriksis siis füüsikalis-keemiline maatriks, mis väljendab nii-öelda raskesti lagundatava või mulla püsiva orgaanika liikumist või muutumist. Ja nüüd tegelikult on siis sisenev orgaaniline osa taimedest nendesse mõlemasse tsüklisse ja nüüd tegelikult mulla orgaaniline süsiniku sisaldus või süsinikuvaru kujunebki nende protsesside käibekiirusest ja muutustest nendes käibekiirustes. Ja need stsenaariumid võivad siis olla kas destabiliseerivad ehk et püsivatest varudest liigub vana süsiniku pigem CO2-na atmosfääri ehk lagunemisprotsessid on ülekaalus või stabiliseerivad, kus ülekaalus on siis orgaanilise aine lisandumine mulda ja eriti just mikroobse nekromassina sellesse püsivasse süsinikupuuli. Neid stsenaariume on veel, aga põhimõtteliselt kogu orgaanilise süsiniku varu muutus erinevates muldades on nende protsesside tasakaalu tagajärg. Taimede juurte mõjust mulla süsinikuvarule näiteks minu meelest on päris hea illustreeriv näide puu või kuidas see on, metsapiiri nihkumine tundras põhja poole, mille tagajärjel tundra orgaanilised mullad kaotavad tohutus koguses vana süsinikku, sest et puude juured ulatuvad sügavamale ja aktiviseerivad seal ka mikroobikoosluste elu. Veel kord tagasi tulles nüüd juurte rolli juurde aineringetes, siis parimad ütleme sellised näited selleks on möödunud sajandi lõpus tehtud Gödling eksperimendid, mille puhul siis kooriti ära terve metsapuude tüved ehk lõpetati fotosünteesis seotud värskete süsinikühendite voog maa alla ja see väljendus siis mulla hingamise ehk CO2 emissiooni vähenemises peaaegu poole võrra, millest järeldati siis, et peaaegu pool metsamulla bioloogilisest aktiivsusest saab oma energia värskest süsinikust, värskest fotosünteesi käigus sünteesitud orgaanilistest ainetest. Isotoop
katsetega on näidatud, kuhu see süsinik siis maal läheb ja tegelikult on värske süsiniku jõudmine erinevatesse organismi rühmadesse väga kiire. Et esimese 24 tunni jooksul jõuab 13C isotooppiik laostavatesse süsivesikutesse, suhkrutesse. 2–4 päeva järel juba mullamikroobidest, mikroobikooslustesse ta jõuab tegelikult väga kiiresti. Seejuures on, kui võrrelda nüüd bakterikooslusi ja seeni, siis on näidatud, et 13C akumuleerijad on ektomükoriidsed seened ja kuskil 2, 3, 4, 6 päeva jooksul jõuab ta siis ka erinevatesse organismi rühmadesse, näiteks hooghännalised on siin toodud, sest hooghännalised tegelikult toituvad aktiivselt just nendest värsketest seenehüüfidest. Meie muidugi oma täiesti diletantsuses arvame, et me näeme ka neid hooghännalisi oma skänneri piltidele. Siin sellel pildil on siis näha üks loomake, kes tõenäoliselt toitub sellest seenehüüfist, mis siin näha on. Ja kui nüüd tulla natuke majandamise poole, siis on nüüd kogunenud nii palju andmeid, et mõnes mõttes saab hinnata juba ka majandamise mõju. Ja metsade puhul on põhirõhk sellel, et kuidas säilitada pidev süsinikuvoog, värske süsinikuvoog mulda, et mullaelustik ei häviks meil majandamisvõtete käigus. Ja on mõõdetud kuskil, et kas see võis olla kuskil 10–15 meetrit läbi ei puutüvest ehk siis läbimõõdus rohkem, kus mullaelustik ei saa eriti kahjustada. Ja teine suund, väga oluline suund ja seotud ka meie tippkeskusega on mitmekesisuse seos süsinikuga, kus siis on näidatud, et suur taimekoosluste mitmekesisus on seotud mullamikroobide mitmekesisusega ja on näidatud siis metaboolsel tasemel, kuidas see suurendab juureeritiste mitmekesisust ehk maitsestab seda kokteili ehk tõenäoliselt atrakeerib siis ka palju järgmisi elukaid. Ma ikkagi ei saa üle ega ümber sellest, kuidas juurenumbrid tulevad liiga aeglaselt. Ja ikka veel ei ole meil ikkagi lahendust sellele, et me peame juuri välja kaevama, neid välja pesema, neid kannatlikult tundide kaupa porisest veest välja nokkima ja mikroskoobi all tuvastama. Küll aga me oleme jõudnud sinna, et juure dünaamikat või kasvu dünaamikat me saame jälgida juba kaameratega, me saame jälgida juure tipu sündi ja või tema elukäiku sünnist surmani, millele viitavad siin nüüd siis need alumised pildid, et üleval on tegelikult meetodid, mida me kasutame nii-öelda käsitsi juure biomassi hindamiseks ja siin on siis kaamerate turule tulek möödunud sajandi 80ndate või 90ndate algusest. Aga toona oli see pildi töötlus väga aeglanõudev ja sama hea oli tegelikult juuri laboris sorteerida ja pesta. Nüüd ma annan sõna kolleeg Marilile, kes on võtnud nõuks ja jõuks neid uusi meetodeid juurutada ja meie teadmiste ringi siis just juurte eluea jooksul juhtuva osas nagu valgustada. Tere hommikust ka minu poolt.
Ma põgusalt lähen üle just nendest meetodit, mida me kasutame ja mida meil on nagu praegu täiesti võimekus saada teada, mis siis seal maal toimub. Et mina enda doktoritöö käigus töötasin peamiselt siseruumides, aga ka siis mõtlesime välja sellise huvitava viisi, kuidas juuri siis dokumenteerida ja just läbi selle terve kasvuperioodi. Et meil olid kuused, mis kasvasid läbipaistvates pottides ja miks mitte pildistada seda telefoniga, sellepärast et tänapäeva tehnika on lihtsalt niivõrd arenenud, et see pilt, mis me sealt kätte saime, oli täiesti viisakas niimoodi, et analüüsida palju juuri kasvab selle kasvuperioodil. Siis üks kallim versioon on sellised torud, mis siis saab looduslikku keskkonda niinimetatud maha matta või panna, et siis käia koha peal, kus iganes siis need torud on sisestatud, saame siis kas põllul või metsas või soos niitudel käime kaameraga kohal, kogume materjali ja siis meil on täiesti kümneid tuhandeid pilte igast erinevatest punktidest, mida me siis pärast analüüsime. Siiani on see meetod olnud väga ajamõjukas just selle tõttu, et pildid saab küll kätte, aga see pilditöötlus sellest samast programmist või sellest firmast siis on väga aeganõudev. Et reaalselt sama hästi, kui juuri välja peseme, me võime seal pildi peal neid juuretippe nagu näidata, et siit ta nüüd kasvab ja siit ta nüüd sureb, et see oli väga ajamõjukas. Ja nagu ka Iivika juba mainis, et meil on skännerid, maa siis niinimetatud ka maetud, mis on tavalised paberskännerid, mis on lihtsalt kindlalt õhutihedalt ja siis ilmastikukindlalt meil tehtud niimoodi, et nad töötavad reaalselt kogu aeg. Ja praegu me kogume sellistelt skänneritelt pilte iga tund ja see projekt kestab meil siis, või algas juba juulist. Ja praegu, kui temperatuurid on nullilähedased, seal minimaalne temperatuur on mullas metsas praegu järgseljal olnud 2 kraadi juures, +2, siis ikkagist tuleb meil pilte, nii et need skännerid töötavad. Meil ei ole isegi alust arvata, et ta peaks selle negatiivse või miinuskraadidega lõpetama töö. Aga eks neis. Ja kuidas siis neid pilte me oleme analüüsinud, et kasutame siis ka masinõppeprogramme ehk siis AI-d, mis on siis närvirakkude meetodil põhinev programm, kus siis, mida me õpetame siis, et tuvastama, kus on juur sellest mullapildist. Ja seal ongi see programm üritab luua erinevaid seoseid, et siis kuidas see nagu juur kasvab, liigub, areneb ja mida siis mitte võtta nagu juureks, et seal igast mullaloomad ja mis iganes niiskuse elemendid meil pildi peal näha on, siis need me lihtsalt õpetame välja, et see on lihtsalt midagi, see on tagataust, see ei ole juur. Ja see on võimaldanud meil päris kiiresti mingisuguse osa pilte juba ära analüüsida. Et kui kogenud inimene suudab ükshaaval neid pilte või 1000 pilti nädalas siis manuaalselt töödelda, siis praeguseks selliste meetoditega me võime juba mitmeid sadu tuhandeid pilte nädalas analüüsida. Et põhimõtteliselt me võime isegi 500 korda kiiremini enda tulemused kätte saada. Et üks asi on ajavõit ja teine asi on muidugi täpsus. Et kui kaua me õpetame neid, oleneb piltide keerukusest, et kui on tõesti erinevate liikide juured, mis on läbisegi, siis ilmselgelt on natukene keerulisem endalgi vahet teha, milline nendest juurest on selle liigi oma ja milline tolle. Ja kuna arvutid on üha võimsamad, me saame tulemused igatahes kiiremini ja täpsemini kätte. Siin on ka 2 näidet, kuidas kuuse juured kasvavad metsamullas, orgaanilisel mullal ja teine alumine pildipaar on siis mineraalsel mullal. Et see täiesti näitab juba siin, et
ülemine pildipaar ehk siis orgaanilisel mullal juured kasvavad nagu, neid on rohkem näha pildi pealt, neid on massiliselt ka rohkem ehk orgaanilises mullas on rohkem toitaineid, kus on siis toredam kasvada, paremat elukeskkond, paremad tingimused. Ja alumisel pildipaaril siis muld on füüsikaliselt juba nagu tugevam ja teistmoodi, et juurtel on see läbimine võtab kauem aega ja see kasvu üle selle aja me näeme siis, kuidas ka kasv nagu aeglaselt jõuab oma kasvupiiki. Ja praegu meil magistrant leidis enda töös, Mariann tegi siin ka piltidega analüüsi, et põhimõtteliselt ühe mulla pilte analüüsides 5 tunniga juba põhimõtteliselt me saame mingisugused tulemused kätte ja saame hakata edasi tööd tegema. Ja kui nüüd koondada ühe liigi sellised juurestikud, nagu need kõik 4 pilti kokku on, et meil on nagu erinev taust, me ikkagist suudame välja õpetada selle programmi, et natukene kauem läheb aega, et ta saaks aru, mis on mis, aga põhimõtteliselt saame ka koondada erinevaid pilte kokku, ehk siis saada kiiremini oma tulemused teada. Paar pilti ka, mis huvitavaid probleeme ma masinale olen tekitanud äratundmiseks, et kui on mingisugune peegeldus meie nende pleksiklaaside peal, need on siis tulenenud sellest telefoni pildistamisest, et vahest tekib segadus masinal, et kas see kriips seal võiks ka olla juur, et sellised väiksed nüansid, mis tuleb tähele panna. Ja siis, kui ei ole masinale õpetatud, mis asi on seenehüüf või selline kogum, siis ta hakkab ka ise genereerima mingisuguseid kohti, mis võiksid olla juurepind. Ja praegu veel meil ei ole võimalik samaaegselt mitut asja korraga muuta. Näiteks me tahame ühe pildi pealt nii juuri kui ka hüüfe või mingisuguseid loomi ära tunda, siis see on veel, selle jaoks me peame veel eraldi nagu aega võtma, et kõigepealt me teeme juure mudeli, saame juure tulemused kätte, siis me teeme hüüfide ja nii edasi. Ja kõik ma lähen tagasi. Ja praegu ongi, me just paar päeva tagasi saime teada, magistrant näitas meile, et ta suutis masinale õpetada hüüfe, et need hästi peenikesed mullaseente siis hüüfid, et isegi masin suutis neid ära tunda, et lihtsalt see õpetamine käib hästi lähedalt ja peaaegu piksli kaupa. Aga see, mis tulemus oli, me olime ise ka üllatunud, et tõesti nagu see toimib, et ei teki segadust mingite mulla agregaatide või mis iganes sarnaste asjadega, et on võimalik ära õpetada ka hüüfe tundma. Ja mida veel kirjandusest leitud on, et biopoorid ehk siis need mullaloomastiku käigud või vee siis liikumised, neid on võimalik meil loendada, kui meil oleksid sellised pildid nagu need pruunid mullapildid on. Ja siis ka B näitab juuresegmenti, kus on ära õpetatud programmi ära tundma neid juuremügaraid ehk nooduleid. Ehk siis need on need, kui taim on sümbioosis õhulämmastiku fikseeriva bakteriga. Meil siis näiteks ristikhein, lupiin, aga ka puudest lepp. Et see on ka päris huvitav asi, mida võiks implementeerida enda analüüstesse. Ja nüüd ma näitaksin kiiresti ühe video. Kas sa tahad seda? Et siin on meil, ma loodan, et te näete, korra räägin, et siin on siis, ma võtsin juulist novembrini pilte, aga ainult 2 korda päevas, et kell 12 päeval ja kell 12 öösel, et muidu on väga pikk film. Et kõigepealt me siis näeme, kuidas hakkavad juured kasvama, need on siis kuusejuured ja alt kohe on näha ka, kuidas seene niidistik lihtsalt üle kogu meie uurimisala hakkab laienema. Ja kui seene need hüüfid nagu kokku omavahel saavad, siis nad tekitavad ka sellised risomorfid ehk siis paksemad sellised seene niidistikud.
Vahepeal on ka niisked ajad või me praegu pole kindel, kuna täpsemalt, kas on seoses sellega, et mul on nagu 12 päeval ja 12 õhtul pilt tehtud, et see niiskust on näha. Juurel on tekkinud harud, lisajuured ja sinna hakkab siis ka elutegevus koonduma. Vahepeal on näha selliseid käike, kus siis vesi või loomad liiguvad ja millesse on ka juurtel lihtsam pärast areneda. Siin tekib kohe üks suur käik, mis on ka ilmselt mingi suur vesi. Siin ta on ja ka kiiresti kaob. Ja lihtsalt huvitav on see, et missugune tegevus toimub mingisuguse juure tipu ümber, et tõesti seal see süsinik, suhkrud, orgaanilised happed on tõesti kellegi lemmiktoiduks. Ja lisaks need hüüfid, mida siis hookannelised ilmselt, me veel ei ole kindlad, käivad söömas ja toimetamas. Ja huvitaval kombel praegu siin lõpeb pilt ära novembris, aga siin lõpus siis, kui võrrelda seda praeguse pildiga, mis me näeme jaanuaris, siis juured on pruunistunud, vananenud, aga see sarnane, see valge tegevus on ikka veel seal väga aktiivne toimumas ümber, et loomad elavad ja liiguvad ja toimetavad. Ja siis meil on paar slaidi veel. Nii, lõpuslaid, et jah. Nii, sa võid ikka. Ja põhimõtteliselt me siinkohal nagu lõpetamegi, et kõigest ei jõua rääkida ja tulemusteni ehk jõuame järgmistel kohvihommikutel aasta pärast võib-olla. Aga siin on valik pilte siis, milline meie igapäevatöö väljas välja näeb. Aitäh kõiki kuulamast ja kõik küsimused on teretulnud. Nüüd ja ka hiljem võib pöörduda. Aitäh, Ivika. Võib-olla enne, kui me küsimuste juurde lähme, ma lõpetan kohe ka salvestuse, aga ma teen reklaami meie järgmisele kohvihommikule, mis toimub täpselt kuu aja pärast. Nii et võite juba kalendrisse panna, et 18. veebruaril on ka teisipäev, sama aeg kell 10 ja seekord on teemaks, et kuidas majandada metsa nii, et süsinik oleks seotud ja elustik hoitud ja räägivad siis teadurid meie teise partneri töörühmast ehk siis metsade ökosüsteemse majandamise töörühmast Kadri Runnel ja Raul Rosenvald.